Naistejahi isa on Muhu jahiseltsi esimees ka täna auväärt Einart Laaneväli. Tema tuli juba paar aastat rohkem nüüd kui 10 aastat tagasi välja ideega korraldada selline jaht, kus küttideks on ainult naised ja mehed on rajajateks metsas. Naistejahi emaks võime lugeda Vilmar Rei, kes 10 aastat tagasi oli Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees ja tema eestvedamisel siis korraldati esimene naistejaht. Tänaseks on väga hea meel tõdeda, et see on traditsiooniks saanud ja tänu sellele on kindlasti õrnemat sugu ehk siis inimkonna tugevamat poolt jahti meil Eestis juurde tulnud. Ja kui Eestis täna on naisjahimeeste osakaal alla 5%, siis meie naabritel Põhjamaades on ta juba 10%. Nii et liigume edasi. Tänane päev, missugune ta ei oleks, see ei ole tähtis. Jahipäev on jahipäev, see on lisapäev eluks ja oleme selle eest tänulikud. Meil on veel jahiohutuse aasta, nii et väike meeldetuletus ka, et puul lendab kaugemale, kui me näeme, et siis enne igat lasku natukene vaadata, mis taga on, et kuskilt võib-olla mehed tulevad, et meil siin enda pärast ka mureda. Aga jahiohutus siis eelkõige ja nii nagu ikka, sära silmadesse ja piiripatti. Tegelikult kokkuvõttes hästi, et alati võib ju nuriseda, et ilm selline, aga täna ma kuulsin hästi vähe sellist nurina. Pigem oli selline hästi mõnus ja tore seltskond ja kui õnnestub ka jahi eesmärk loom tabada ja seltskonnaga rahu, toimub rahu, mis sa ikka tahad, kõik läks hästi. Eks seda on räägitud juba päris mitmed korrad, et pigem 10 aastat tagasi, täna siin tuli ka jutust välja võib-olla isegi vähe rohkem aega tagasi, siis hea jahikaaslase Einartiga Mandrimaal olles midagi juht läks teemal, et meil omal jahiseltsides olid naiskütid, siis seltsi liikmed, et müttavad tublisti meeste kõrval võrdsega ja et miks mitte siis tänutäheks teha meeste poolt selline ilus ühisjaht, kus siis mehed on nagu küttidele siis ajalikena loomi ette ajamas ja siis sai seda laiendatud Saaremaa pealt sujuvalt üle eestiliseks, et ega meil omal ei olnud ettekujutust täpselt palju sellel ajal naiskütte üldse nagu on ja mõte tehtud, tulid sujuvalt juurde siin Saaremaa Saarte Jahiselts, Saaremaa naiskütid ja niimoodi ta ellu sai viidud. Esimesena siis Muhus ja siis Laiulas. No kindlasti, kui praegu kindlasti on tulnud naiskütte juurde ja tegelikult selline seltsi vaim on nagu läinud päris tugevustastele. Tänasel päeval on ju tegelikult 2 naisküttide seltsi. Oleme siis 10. jahinaiste kogunemisel Saaremaal tulnud tagasi siia, ütleme siis sünnikohta. Siit sai see traditsioon alguse. Kokku tuleme aastas palju rohkem kui ainult sellel ühisjahil. Me käime koos selleks, et jahindust propageerida naiste seas. Mida rohkem me käime väljas, mida rohkem me teeme erinevaid üritusi, rohkem naisi ja ka noori tahab meiega koos neid asju teha ja jahil käia. Selleks, et jahindus viia massidesse, seda rohkem me peame neid üritusi korraldama. Sellepärast me koos käimegi. Ja mis siis on? Mis siis 10 aastaga muutunud on? Ütleks, et riided on muutunud kõige rohkem.
naisi on rohkem, enne oli 26, täna on 66. Loomulikult on jahinaisi Eestis palju-palju rohkem, kõik nad lihtsalt ei ole kokku tulnud. Aga ma arvan, et suhtumine on kõige rohkem muutunud. Muutunud on suhtumine naistesse jahinduses, sellesse, et meid võetakse rohkem tõsiselt, võrdsemalt jahimeestega ja ma arvan, et siit saab ainult edasi minna. Miks jahindusse tulla? Loodus ja mets ja loomad ja... Ja võt seda mõtlesingi, et selleks, et mitte linnastuda, mitte metsast ja loodusest võõranduda, aru saada, miks loodus toimib ja